tuleb siia ette Heiki Pärdi, kellel just sellel aastal suve lõpus ilmus mahukas raamat Maa ja linna vahel Eesti alevite lugu. Põhimõtteliselt, ja ega ma raamatust endast ei räägi, ja jumal küll, raamat peab ise endast rääkima, kui ta ei räägi, siis ärge teda ostke või kui ostate, siis müüge edasi kiiresti. Aga lihtsalt mõnedest aspektidest, mõnedest külgedest, mis selle raamatu kirjutamisel mulle silma ja meelde torkasid. Esiteks on see, jah, et alev kui selline, me ei pea siin käsitlema eraldi aleveid, alevikke ja väikelinnu, need on laias laastus kõik üks ja see sama. Ja ühesõnaga selle üle pead murda ei maksa ja alevi sõnagi on tuletatud sõnast ala ja see kõik liitub ju väga hästi meie keskkonnaga nii või teisiti ja viitabki sellele, tegelikult ka sellele, mis ma panin raamatu pealkirjaks, et maa ja linna vahel, sest tõesti see on üks selline asustusüksus ehk siis asula, mis ühendab kahte poolust, siis üks on selline looduskeskne maaelu, külaelu, taluelu ja teine on siis hoopis teistsugune urbaanne selline keskkond ja need alevid asuvad tõesti siis nende kahe kuskil vahepeal. Ja nüüd välja tuua jah, mõned aspektid, mis siin on nende alevite teket ja arengut mõjustanud, siis kindlasti neid on mitmeid, aga välja võib tuua olulisi külgi selle juures ja neid pidepunkte, mille juures või mille juurde, mille ümber tekkis neid uusi aleveid või uusi asulaid, siis kuigi alevid olid meil olemas ka keskajal, aga vahepeal jutumärkides tänu siis Liivi sõjale nad hävisid. Võib-olla nendest on säilinud tänapäevaks jah, kaks sellist tuntud alevit veel või nüüdseks väikelinna Põltsamaa ja Lihula. Aga üks selline tähtis koht, mille ümber aleveid koondus, olid kõrtsid, millest siin Hanno enne rääkis juba meile. Ja see oli loomulik, et sinna ümber siis hakkas inimesi, see tõmbas enda ümber ju inimesi kokku nii või teisiti ja see oli üks selline koht siis, mis oli nagu tõmbekeskus ja lõi eeldused selleks, et sinna võiks kujuneda vabamate aegade alates pärast seda, kui inimestel siin Eestis kadus ära siis see kohakeskus või koha juurde kinnitatus pärisorjuse aegne veel. Ja see Abjapalu ja Kõrts on üks hea näidelist selle kohta, et see on kuulus ka veel teistpidi, et seal käis koos niinimetatud mulgiklubi, millest on kirjutanud mulgi rahvuskirjanik August Kitzberg, aga värvikalt muuhulgas. Aga see keskkond jah, on just siin ka väga ehe. See tsaariaegne foto sellest annab seda väga hästi edasi. Nii, aga on üks, mis on olnud muidugi määrav nende alevite arengus, on olnud Kihelkonna keskus kui selline ehk Kihelkonna kirik. Ja siin ma tõin oma kõige lähedasema alevi ehk siis nüüdseks Rapla linnaks saanud paiga, aga mida koha peal nimetati ainult aleviks järjekindlalt, mida ta ka oli. Ja see Rapla vana Kihelkonna kirik siis lammutati maha seoses sellega, et ta oli jõudnud kehva seisu ja oli jäänud väikeseks, kuna Kihelkond oli rahvarohke. Ja siis oli see alevik ka, mis selle juures paiknes, oli õige pisike veel. Ja ta tekkiski sinna siis umbes samal ajal, või hakkas kujunema suuremaks siis, kui Raplasse püstitati täiesti ainulaadne, Eestis ainulaadne maakirik siis 2 uhke torniga, mis on siiamaani jäänud selliseks ainulaadseks
ja kindlasti oli see ka üks selline arengutõuge Alevi enda arengule. Ja selle kiriku ees me näeme siis hoonet, mis oli samasugune magnet nagu see kirik, mis tõmbas rohkem naisi ligi, aga eespool on siis Alu mõisa kõrts, mis loomulikult tõmbas ligi rohkem mehi, aga see pilt on siis natuke hilisemast ajast, 1904 esimese ilmasõja eelne foto just. Siin on üks pilt siis veel kord Raplast. Hea näide siis sellest, kuidas 20. aastatel üsna kiiresti arenes see keskkond, kogu see linnalik keskkond selles Alevis, mis oli iseenesest ju ka veel üsna väike ja kuidas siia ühte majja väga sõbralikult mahutati ära rohu, värvi ja paberikauplus, bensiiniäri ja ka päevapilditööstus. Lihtsalt pilt oli liiga hea, et teile seda mitte näidata. Aga üks olulisi ühenduslülisid, sellised inimlikke, oli kindlasti turg, mis ju ümberkaudset maarahvast tõmbas sinna Alevisse, et oma kaupa müüa ja teistpidi oli see ka koht, kus siis tõesti said kokku need kaks seltskonda, üks, kes elas Alevis või suvitas, nagu siin antud fotol on tegemist siis Võsu suvitus Aleviga, kus nende suvitajate olemasolu oli kindlasti kohalikele taluinimestele tõeliseks õnnistuseks, et seal oma kaubast lahti saada, oma toodetest, et raha teenida, sest raha teenimine oli talurahvale tõsine väljakutse, seda ju põllult üles ei korjanud, ega laudast ka ei saanud raha otse. Veel üks aspekt, külg siis nende Alevite elust oli see, mis nüüd ka teda eristas võib-olla sellest talurahva elust, oli see, et seal tuli hakata lapsi hoidma kuidagi teistmoodi ja nende elu korraldama. Ja selleks tekkisid seal lasteaiad, millest ma rääkisin siin nädal tagasi, kui oli vanamaja päev just, kuidas esimene lasteaed loodi 1893 Sindis. Aga neid tekkis ka muidugi mujale, aga Sindi ehk suurte selliste vabrikute töölistele oli see loomulik, et seal ei saanud emad kodus istuda pikalt, vaid lapsed tulid kellegi hoolde jätta ja kõigil ei olnud ju vanevanemaid või siis ei olnud ka mitmes järgus lapsi, et nad oleksid saanud üksteist seal hoida, siis korraldati lasteaiad väga juba korralikult teaduslikul alusel loomulikult ja ka Abjas oli juba enne esimest ilmasõda tegelikult loodud lasteaed, vähemalt ühe foto ma leidsin, aga täpsemalt kuskilt ma midagi rohkemalt selle kohta ei leidnud, aga see foto siin on väga jälle niivõrd värvikas foto ja oligi, et tihtipeale olidki suve lasteaiad, mida korraldati just võib-olla rohkem isegi kui üle talve neid, või tähendab aastaringseid, vaid et suvel tehti selliseid lasteaedu, sest oli neid noori naisi, kes leidsid endale seal väljundi ja vastava haridusega inimesi. Nii et see oli veel üks selline uudne külg siis nende Alevite elus, mis väärib esile tõstmist siin. Aga oli veel ju rida neid ettevõtteid seal, mis samamoodi suunasid ja arendasid või tähendab jah, selle arengut mõjutasid, olid tõesti nagu seesama Meierei ehk siis ühispiimatalitus, suurem ettevõtmine juba. Selle kõrval siis võeti ka kanamune vastu, nagu me näeme, siin on tegemist siis Võhma ühispiimatalitusega. Ja see oli kindlasti üks selliseid asutusi või ettevõtteid seal, mis selle sama nüüdseks väikelinna ja vahepeal ka vorsti pealinnaks nimetatud paika arendas, aga Võhma eksport Tapamaa ja muidugi oli juba uus ja võimas väljakutse siis kohalikule seltskonnale ja inimestele. See mõjutas muidugi eriti selle paiga arengut ja
juhin tähelepanu ka veel moodsale arhitektuurile, tööstusarhitektuurile, siis ja tänu sellele ka muidugi kasvas selle väikese alevi elanikkond jõuliselt ja eks seal tekkis ka selliseid suuremaid kultuurilisi vajadusi ja rahvamaja on samuti seal olnud vägagi moodne oma aja kohta ja arhitekti loominguna tekkinud siis Roman Koolmari käe läbi, aga see hävis kahjuks nüüd 1995. aastal, sellest on ainult fotod järgi paraku. Ja veelgi selliseid huvitavaid aspekte esile tuues, siis Türi oli ju tuntud kui Balti ja Põhjamaade kõige kõrgema ehituse omanik nii-öelda, kuhu siis Türi raadiomast püstitati, mille punased õhkisid 41. aastal siit lahkudes. Ja muidugi Türi oli eelkõige paberikeskus, paberitööstuse keskus, aga et see oma keskse paiga tõttu Eestis just sinna püstitati see raadiomast oli omaette märk. Ja Türi ärikeskus oli siis põhiliselt kujundatud või kujunenud siis Viljandi tänaval, aga seegi hävis teises ilmasõjas peaaegu täielikult. Aga omaette nähtus muidugi Eestis on paraku olnud, sellest tuleb minevikus rääkida, Narva-Jõesuu ehk Ungerburg vana nimega, ehk siis näljalinn, mis teises ilmasõjas ja hilisemal ajal on üsna oluliselt või ütleme väga suures osas ikkagi muutunud ja oma ilmet täiesti teisaldanud, võiks öelda, aga siin väga iseloomulik pilt just 20. sajandi alguses siis see linn või tähendab jah, see Narva-Jõesuu ise tekkis tänu Narva linna töösturitele ja ettevõtjatele seal ja Narva linnapea Haan oli see, kes selle tegelikult rajas seal ja tema enda villa Capriccio oli üks uhkemaid seal, selle pilti ma teile täna ei näita, aga see on raamatus kirjas ja ma näitasin nädal aega tagasi. Ei, ma ei jõudnud näidata, aeg sai otsa enne, aga pole ka oluline. Mis korten see on Narva-Jõesust viiduslik? Seda ma ausalt öeldes isegi ei tea praegu, jään sulle vastuse võlgu, aga see on välja uuritav tegelikult, aga see võib olla jah, ei Lubjahi mitte tõenäoliselt, võib-olla on tehas. Aga et sinna püstitati järjest ja tõesti täiesti ainulaadsena jälle Eestis selliseid suuri ja joonelisi erinevaid nii pansionaate, nagu siin on see Irene, mis asus ka väga võluval kohal, siis Narva jõe kõrgel kaldal. Ja seal oli 900 umbes sellist üksik suvilat, millest järgi tänapäeval on umbes 9 jäänud. Ja need olid kõik erinevates stiilides, aga ütleme valitsevaks selliseks stiiliks võiks siis nimetada sellist venepärast Šveitsi villa tüüpi, nagu meie villa, aga palju suurejoonelisemaid selliseid kergehitusi ühest küljest, aga teisest küljest osa neist olid siiski ka üle talve elatavad või jah, just nimelt elatavad. Aga ja sellest on tänapäeval sellest vanast Ungerburgist ehk Narva-Jõesuust on tõesti ainult mälestus ja väga palju huvitavaid ja toredaid fotosid ja üks raamat, mille siis Narva muuseum koostööst uurijatega on siis välja andnud. Aga siit samast lähedalt näiteid tuues on ju üks suurepärane alevi näide on Nõmme, mis kasvas ülikiiresti ja tänu sellele, et ta nii kiiresti kasvas, oli seal ülekaalukalt kõige rohkem pappkatustega maju. 85% kõigist katustest olid papist. Õlgkatustest ma ei räägi siin kohe. See on liiga kuum teema. Tõrvapapp loomulikult, mitte seinapapp. Aga Nõmme jah kasvas
kasvas tõesti ülikiiresti tänu sellele, et siin oli selline mees nagu Nikolai von Glen, kelle suurepärane monument seisab seal. Olete näinud kõik, ma loodan. Ja tema arvas, et sinna peab see linn saama ja saigi ja nüüd see on linn. Aga üks huvitavaid aspekte veel selle teema juures üldse, kuidas need alevid tekkisid, sest et kuni 17. aastani ei olnud olemas Eestis ühtegi iseseisvat omavalitsuslikku alevit ehk asulat, vaid nad kõik kuulusid mõne valla koosseisu, mis tekitas tohutul hulgal erinevaid vastuolulisi olukordi ja teil muidugi tasuks täiesti ette lugeda mõned peatükid siit nendest protokollidest, aga see läheb liiale sellepärast, et kell on juba õhtus, väljas on jumala pime. Aga fakt on see, et mida aeg edasi, seda teravamalt tuli päevakorrale tõsiasi, et vallad ei ole õiged peremehed alevitele, kuna nende elanike huvid on täiesti erinevad ja sellest sõltuvalt ka tuleb erineval moel neid kooslusi juhtida ja järjest hakkasid kõik need alevid, mis 17. aasta seadus võimaldas luua, see oli siis veel Vene Vabariigi poolt vastu võetud seadus. Ja siin on näide Sindist, kui ma nüüd õigesti näen, siin kiri on peenike muidugi, ja sest Sindi kuulus tollal Taali valla koosseisu. Ja siin tekkisid vaidlused sellepärast, et Sindi töölised, võib-olla teie näete isegi ka seda kirja lugeda, Sindi vabriku töölised olid enamasti enamlased ehk bolševikud ehk punased ja nende huvid olid natuke teistsugused kui korralikel kodanikel, ütleme siis niimoodi. Ja seal tekkis mitmeid vastuolusid ja siis niimoodi saadeti neid kirju küll Pärnu maakonnavalitsusele ja mujalegi, et taotleti ikkagi selle valla ja Sindi alevi lahutamist üksteisest või teineteisest. Ja siin on nüüd Sindi, tähendab Taali valla nõunikude koosolekut protokoll endiste, ma loen ette selle, endiste Taali valla nõunikude koosoleku üle Sindi Kalevivabriku Kunturis 21. detsembril 1918. Koosolekust võtsivad osa 7 endist vabriku tööliste poolt valitsetud nõuniku nimelt Jaan Kreitsberg ja nii edasi, nimesid ei ole vaja ette lugeda, ilmselt teile need ei ütle meile midagi kahjuks, ja vabriku omaniku esitaja ka vestlus, päevakord. Läbirääkimised Taali valla ja Sindi vabriku lahutamise asjus, mis eile 20. detsembril 1918. aastal Taali vallamajas maakonna nõukogu esitaja härra Marksoni poolt teada antud sai kui fakti. Ka vestluse seletuse järel on vabriku direktoorium lahutamise asjus järgmisel seisukohal. Sindi vabrik kõige liikumata varandusega on üks objekt, mis ühe juriidilise isiku päralt on. Vabriku omanikul on üks puhas, selles mõttes ükskõik. Kas vabrik vallast ära lahutatud on ehk mitte, kuid kui ainuõigusline omanik soovib ta ka edaspidi oma omaniku õigusi teostada ja ei arva neid kellegi teisele edasi anda. Vabriku omanikud peavad omal kulul üleval vabriku elanikude tarvis kooli, arsti, hospidali, kirikut, lasteaeda, söögimaja, annavad neile korteri, kütte, valgustuse ja ei leia, mis
valitud aleviku valitsusvabrikus peaks teostama. Kõiki administratiivilisi kohustusi ja on vabriku omanikud valmis oma peale võtma. Seda vabriku omanikude seletust tähele pannes paluvad koosolijad endised nõunikud maakonna ülemal juhatusi selles asjus, seda toonitades, et vabriku äralahutamine vallast otsustatud on, ilma et selles asjas järele oleks küsitud vabriku omanikude, nõunikude ja töörahva seisukohta allkirjad. Vot niimoodi ja selliseid selgeid seisukohti avaldati vastastikku nii valdade kui alevite valitud saadikute poolt praktiliselt igal pool ja kusagil ei läinud nende valdade lahutamine, õieti küll alevite lahutamine valdadest kergesti, üsna raskesti, üsna keerulised suurte vaidluste läbi. Siin on mul välja toodud küll hästi värvikas, aga väga pikk tekst, mis puudutab siin meie hulgas viibiva ühe endise kolleegi kodu alevit, Amblat nimelt. Ja siin on ka väga värvikalt kirjeldatud kõik seda, mida Ambla alevi rahvas arvas sellest, et ta peab alluma endiselt siis, mis vald seal nüüd oli, seal oli vist Ambla vald oli ka, aga just, et see alev ja Ambla vald ja Ambla alev oleksid omavahel lahutatud ja see on väga, väga tore tekst. Ma ei mäleta, kas ma osa neist panin ka raamatusse kirja sinna. Igal juhul need väärivad lugemist just selle poolest, et siit tuleb väga hästi välja see, et kui erinevad olid huvid, siis erinevas paigas elavate inimeste põhilistes vajadustes, ütleme niimoodi lühidalt. Ja need olid kõik kinnitatud kenasti allkirjadega, ükshaaval inimesed olid alla kirjutanud, kes sellega olid seotud või kelle nimel see kiri oli koostatud. Ja neid on arhiivis säilinud massiliselt ja ma ütlen, et see abielu lahutamise protsess ei olnud lihtne ega kerge kusagil Eestis. Mõnel pool oli ta päris keeruline ja päris dramaatiline isegi kohati. Aga veel teine, mis on huvitav siin kohal ka, kui meie muuseumit on mõnikord ka arhitektuurimuuseumiks nimetatud, mida ta on ka muidugi, aga mitte ainult. Siis on säilinud õnneks üsna hulgaliselt ka huvitavaid elumajade projekte või ütleme plaane siis jah, eeskava, nagu siin on Paul Brocki maja eeskava Mõisakülas Kiikri tänavas. Et oligi, et see 20. algul, kui neid aleveid siis loodi, kui sinna tuli uusi elanikke ja jällegi oli ka selline ikkagi eluaseme kriis, ütleme niimoodi, ja kõik tahtsid endale uusi maju ehitada, väga palju inimesi, ja siis ei jätkunud selleks sugugi arhitekte nii palju ja neid plaane koostasid kõik, kellel vähegi pliiats käes seisis peaaegu, väga hea, 5 minutit on aega veel. Ja sellepärast neid maju, nagu me siingi näeme 22. aastal, siis insener Grjaznov, Vene päritolu kindlasti kohe on koostanud ka, ta koostas sinna veel hulga umbes samasuguses venepärases stiilis elamute projekte Mõisakülla, aga ega neid mujalgi teistsugused olnud. Siin oli näiteks väga tore näide veel Antslast, kus on Antsla alevis siis 9. kvartalist Pärna tänaval krunt number 30 peale ehitatava Reinhold Tiganiku maja kava, valmistatud riikliku ehituslaenu komitee poolt Antsla alevivalitsusele eeskujuks saadetud plaani järele. Nii et seal oli seesama ehituslaenu komitee saatis välja teatud selliseid nii-öelda tüüpprojekte siis
võiks ütelda isegi, mis olid ka üpriski vanapärase arhitektuuriga pehmelt öeldes ikkagi sellises, ütleme, historitsistliku stiilis veel ka kergete selliste pitsiliste kaunistuste ja muude selliste detailidega siin lähemalt ei jõuagi neid tutvustada, aga teine, mis veelgi huvitavam isegi, ma ütleksin, on sealsamas Antslas samamoodi riikliku ehituslaenu komitee poolt siis saadetud joonise või projekti alusel koostatud kavand siis ühele elumajale Karl Jereti jaoks. Taolises stiilis elamuid on Eesti alevites minu meelest siin ja sealpool väga mitmetes paikades päris suurel hulgal ausalt öeldes ehitatud ja ilmselt see tuligi sellest, et siis riikliku ehituslaenu komitee aitas kohalikke ametimehi, kohalikke volitatud isikuid siis ja inimesi, kellel oli vaja maju ehitada, et leida endale sobilikud projektid, aga leidsin veel huvitava joonise tuntud arhitekti Artur Perna sulest ja see on aastast 1923 Nõmmele Harku tänaval ehitatava Arvid Miileni elumaja projekt, mis meenutab väliselt ju vägagi neid hilisemaid mitte Nõva, just Velbri maju oma kõrge katuse poolest ja selle täiskelpkatuse poolest, et väga sarnane sellele, mida Velbri pärast pool Nõmmet on tema projekte täis. Aga sama arhitekt Artur Perna tegi veel ühe üsna ainulaadse hoone projekti, minu meelest seda maja ei ehitatud, vähemalt ma ei ole leidnud jälge selle kohta. Tõrva alevivalitsuse tellimusel ehitati selline 4-korterine elumaja, siis projekteeriti vähemalt sinna, mis oli oma aja kohta kõik üsna haruldane, sest et alevivalitsused tavaliselt neil ei olnud raha või ettevõtmist, et tellida nagu sellist nii-öelda sotsiaalmaja siis. Aga siin on veel huvitavad, on need määrused, ehitusmäärused. Need on ka vist raamatus, ma trükkisin ära nendest mõned. Need on ka üsna lihtsad, hästi sisukad, ütleks niimoodi, ja sisaldavad kõike põhilist, mida oli vaja teada siis ehitajal sinna või teise alevisse. Neid võeti ka järjest nendes alevites vastu, erinevates alevites, et ikkagi ei läheks päris isevoolu teed see ehitamise protsess, vaid oleks kontrolli all. Kõik korstnad, ahjud ja soojad seinad peavad puuosadest müüriga lahutud olema vähemalt 6 tolli, see on 15 sentimeetrit. No umbes sellises laadis olid kõik need eeskirjad koostavad. Hästi lihtsad, hästi lühikesed, aga ja kõike sisaldavad peaaegu. Siin oli üks näide siis ühest Tapa linna kodaniku kirjast siis Tapa alevi valitsusele, kus ta on nõus platsi hea korrastama Tapa seal keskosas. Aga selle eest tahab ta saada võimaluse ehitada sinna ühe turuputka, mis oleks ilus. Turumüügiputka taoline ja talle antaks võimalus ehitada turuputka, mis oleks ikkagi ka ilus ja kena. Nii tänan. Nõmmel oli neid katuseid. Sellepärast, et tuli kiiresti ehitada, palju ehitada, see oli kõige odavam. Mul on omal Nõmmel kohtkatuse ja maja. Teil ka on või? Mul oli Aku 34, mul oli kohtek seal ja seal oli 2 katus, aga mis üks ruumil omanik siis see vaatis selle katuse välja ja nüüd minu teada on seal kohutav tüli ja kohtu asi sellepärast, et siin on see uus ja see, kellega mina müüsin, seal nad on kaevuvast ja tekkivad kavikud ja ühesõnaga 2 katus jagu. Ega mina arvan, et ega see muud põhjust olnud, kui lihtsalt kiiresti.
ikka olemas, ma olen ise küll avalaadis sellest aktu 34 vanast, ka võin saata. Saatke, muidugi. 27 aastatest. aitäh, aga siis suur aitäh Heikile